Tervitused, head sõbrad! Rõõm on teid tervitada siit köögist. Me hakkame täna valmistama Prantsuse au ja uhkust Burgundia pada. Me teeme seda eriti põnevalt, kasutades Electroluxi uut seeriat, Intuit, minu uus vaieldamatu lemmik. Me kasutame ahju, kus me röstime need imelised mõnusad kartulid ja me teeme seda kõrgel temperatuuril, sest ma tahan, et need kartulid oleks mega krõbedad. Ja siis me valmistame siin pliidi peal selles ehtsas malmpotis Burgundia paja. Vaja on tükeldada sibulad, näiteks 4. Ja võime visata otse potti. Potti läheb juurde õli, küüslauk, porgandid ja me pruunistame nad mõnusalt ära. Võiks öelda, et me röstime nad ja hakkame praadima. Chili läks meelest, laseme chili ka kergelt ratasteks ja viskame patta. Tegemist on Electroluxi Intuit uue seeria riistapuuga ja vaatame, kuidas mul sellega läheb. Pliidil on palju erinevaid funktsioone ja ma tahan teile täna neid kõiki tutvustada. Me saame siin menüüs natukene ringi vaadata ja vaatame, mida see pliit suudab. Seda ma tean, et kui sa ei ole ise väga hea kokk, siis see pliit kokkab sinu eest. Vaikselt hakkab kuumaks minema. Kuna me ei taha köögivilju praegu nagu röstida, selles suhtes me ei taha neid pruuniks ajada, vaid me tahame, et nad lihtsalt mõnusalt praeks, siis tuleb pidevalt segada. Komplekti juurde kuulub ka kusjuures see aurutõmbekapp ja see läheb ise tööle. Aurutõmbekapp saab ise aru, kui palju siit alt seda nii-öelda kuumust tuleb ja vastavalt sellele reguleerib ta ennast ja tõmbab nii palju, kui täpselt vaja. Ja kui sa unustad ta välja lülitada, siis mine rahulikult magama. Ta lülitab ennast ise välja ka veel. Porgand, šalotsibul, chili, küüslauk. Absoluutselt kaunis. Ma ei tea, kas teie kuulete, aga õhupuhast on ilusti käima läinud. Aur kaob köögist, süsteemid töötavad. Kergelt pruunistame kõik köögiviljad veel ära. Siis lisame tomatipasta. Tomatipasta puhul oleks vaja sellist sügav praadimist, et hakkaks nakkuma selle poti külge ja siis on nagu nii-öelda tulevad need küpsed tomatimaitsed esile, sest muidu on tomatipasta sellise ebameeldiva toore maitsega. Aga piisavalt pikalt teda nii-öelda praadides, täiesti uus komponent, täiesti uued maitsed. Lisame tomatipasta. Ja nüüd võib igaks juhuks vajutada natukene tuld väiksemaks, näiteks 5 peale, sest muidu juhtub selline asi, et ta kõrbeb meil lihtsalt kinni ja jääb poti põhja. Mina isiklikult kokana julgen kõik hautised samamoodi liigitada ikkagi tervislike toitude hulka, sest kõik see, mida me siin teeme, kõik need maitsed, kõik need vitamiinid, kõik need asjad jäävad kenasti siia potti alles. Et siin ei ole midagi nagu, et kuskile miski aurustub või kaob ära. Ja üleüldiselt võiks vaadata nüüd menüüsse, mis variante siin veel on. Siseneme siia näiteks juhendatud küpsetamine. Vaatame, mis siin on. Võtad liha. Mis me teeksime näiteks? Teed steiki, vajutad steigi peale. Sous vide. Ma ütlen ausalt, ma näen pliidi puhul esimest korda, et selline küpsetusstiil on olemas. Selleks on kaasas pliidil ka mõnus sond. Paned selle sisse. Vajutame sous vide peale. Me tahame teha täisküpsust täna, vajutame täisküpsus. Liha paksus on meil 6 senti. Vajutame siia temperatuuriks näiteks 65. Siin on isegi juhend kaasas. Kui teil on köögis igab ja midagi lugeda ei ole, siis siin on päris pikalt saab vaadata täpselt küpsetamise kohta absoluutselt kõike. Uskumatult täpne, see oleks nagu, tegemist oleks nagu kokaraamatuga. Aga mis ma tahtsin sellega öelda on lihtsalt see, et selle pliidi sees on väga palju retsepte. Kui sul enda retsepti ei ole, siis lihtsalt võta siit, laena. Nii, me oleme mõnusalt praadinud ära tomatipasta. Aeg on lisada siia nüüd punane vein. Ma arvan, pool pudelit veini oleks väga aus. Burgundia pada ilma pärlsibulateta pole Burgundia pada. Värvi ja kõige mõttes on ta praktiliselt valmis. Natuke soola, musta pipard, 2 loorberi lehte ja siis jätame ta podisema. Järgmiseks võtame ette liha röstimise. Paneme panni peale õli, lõikame mõnusad steigid. Ei ole vaja kuubikuid lõigata, vaid täitsa sellised mõnusad steigid. Ja pruunistame need siin panni peal ära. Isegi selle kohta võib öelda röstime. Röstimine oleks aus. Niimoodi võib natukene õrritada. Saame teada, kuna pann on kuum ja nüüd ta on kuum. Vops.
Lihale samamoodi natukene soola, pipart, kohe kui me ümber pöörame. Pipart. Ja nüüd oleks õige aeg lisada tegelikult ära ka puljong. Paja võib jätta rahulikult podisema. Võib-olla selline väike nipp veel, et siit paja seest võid võtta natukene seda nii-öelda puljongit, panna siia lihale peale. Natukene lased tal siin juba podiseda ja siis valame kõik kokku. Selle roa üks põhilisi ürte on kindlasti tüümion. Julgelt võib kääridega neid siia sisse tükeldada. Sisuliselt on meil roog valmis, ma valaks kõik siia ühte potti. Segame ta natuke segamini, juurikaid üles ja püüame liha siia allapoole sättida. Gaas peale, temperatuur väikseks. Kui te tahate rahu saada ja ei taha poti kõrval seista, siis on siin selline funktsioon. Paned sondi sisse, vajutad siia peale, valid selle temperatuuri, mida sa tahad ja ta hoiab seda pada täpselt selle temperatuuri juures. Ehk kaob ära see oht, et pada hakkaks üle lihtsalt ajama või üle keema. Mina panen selle praegu igal juhul peale ja jätan ta 40 minutiks siia podisema. Pada podiseb mõnusasti ja ütleks isegi väga turvaliselt ja ma ei pea tema pärast muretsema, sest seal on sond sees ja see temperatuur, mille mina sinna panin, seda see pliit ise hoiab. Super. Aga nüüd paneme kartulid ahju. Mul on siin sellised värvilised lõbusad kartulid. Tegelikult võivad olla ka täitsa tavalised kartulid. Koorega kartulid, lõikame nad lihtsalt pooleks, maitsestame soola, pipra, ürtide ja õliga ja siis lähevad nad ahju. Seda ahju saab tööle lülitada äpi kaudu. Jah, ma tean. Huvitav, eks ju? Ja milleks seda vaja on? Aga mine tea, päris põnev, moodsad ajad. Natukene õli. Õli paneme puhtalt selle pärast, et röstides õli aitab kartulil minna kuldpruuniks. Võtame ürte ka, kuna meil juba täna on selline kerge tüümiani päev, siis võtame tüümianit, natuke basiilikut, tükeldame need hästi pisikeseks. Sool, pipar, ürdid, õli, kartul, ahi 200 kraadi, umbes 30 minutit ja valmis ta ongi. Aga tulge, vaatame, kuidas säpp töötab. Vaatame üle, mina tahaks täna kartulit teha turbogrilliga. Põmm, turbogrill. Temperatuur 200 ja lihtsalt play. Ja tööle ta läks. Aga siis kartulid ahju. Enne päris lõppu, ennem kui me hakkame serveerima, käib selle roa sisse ka lusikatäis võid. Vot selline lusikatäis võid. Ja nüüd võib tegelikult tule alt ära võtta ja segada see lihtsalt mõnusalt siia sisse. Pajaroog on vahepeal valmis saanud, tõstame selle maha. Pliit on päris räpane, vähemalt esmamulje on selline, et vau, mis siin tehtud on. Aga üks hea uudis on see, et seda induktsioonpliiti on väga lihtne ja kiire puhastada. Nii, ja juures olevalt pildilt on näha, et kartul on valmis. Vau! Väike aur. No ja kaua meil läks aega? Tegelikult ju tund aega ja on võimalik teha burgundia pada. Serveerimisaeg, minu lemmik. Peale serveerimist oleks muidugi söömine, see on veel parem. Köögivilju. Vau. Yes. Mõned kartulid siia juurde. Burgundia pada valmis ja röstitud kartulitega. Head isu ja kindlasti proovige ka seda kodus järgi teha. Näeme.